Kui palju kordi oled sina oma kodu üle uhkust tundnud? Meie kaunid rohelised metsad, maalilised järved ja rabad. Maailmas ei ole palju nii kauneid ja puutumatuid paiku nagu Eestimaa. See on rikkus, mida me kahjuks ei ole alati osanud vääriliselt hinnata. Meie seas oli neid, kes suhtusid Eestimaa metsadesse ja teeäärtesse nii, nagu need oleksid inimese isiklik prügikast. Järjest enam tekkis loodusesse koledaid prügihunnikuid. 2008. aastaks vedeles meie metsades ja teeäärtes kokku hinnanguliselt 10 000 tonni prügi. 2007. aasta sügisel aga hakkas mitme inimese peas idanema kindel soov seda muuta. Teeme ära sündis niimoodi, et kõigepealt tuli minul selline mõte, et mis oleks, kui koristaks Eestimaa täiesti puhtaks. Ja kui me Raineriga kokku saime ja rääkisime enda plaanidest, et mida võiks ära teha, siis Rainer ütles, et stopp. Et selle me teeme ära küll, aga me teeme selle ära 1 päeva jooksul. Jah, sellist asja polnud kunagi varem tehtud ja esiotsa ei olnud meil õrna aimugi, kuidas seda teha. Aga me olime kindlad, et seda on võimalik teha. Sündinud idee sai nimeks Teeme ära 2008. Plaan oli lihtne, kutsuda kaasa 40 000 vabatahtlikku ja kogu Eestimaa looduses vedelev prügi üheskoos 3. mail ära koristada. Aga kuidas seda plaani teoks teha? Esimene samm oli moodustada meeskond Eesti parimate spetsialistidega. Ettevõtmise idee levis kiiresti inimeselt inimesele ja juba paari nädalaga kasvas algatusgrupp 70 liikmeliseks. Koristuspäevaks oli Teeme ära 2008 korraldusmeeskonnas aga juba 620 vabatahtlikku. Inimesed, keda me projekti kaasasime, olid oma ala tõelised professionaalid. Ja nad tegid seda sellepärast, et see oli neile oluline. Nii mastaapse ülesande edukaks sooritamine vajas aga oluliselt laiemat kõlapinda. Teiseks sammuks oli seega koostööpartnerite leidmine. Initsiaatorid kutsusid ettevõtmisega ühinema nii suuri kui väiksemaid ettevõtteid, riigiasutusi ja kodanikeühendusi. Kevadeks oli Teeme ära katuse alla koondunud juba üle 500 erineva partneri, kes kõik põlesid soovist Eestimaa puhtaks teha. Meil oli 500 hästi toredat firmat, organisatsiooni, üksikisikud, kellega me koostööd tegime, kellega me suhtlesime läbi projekti alates sügisest 2007 kuni 3. maini 2008. Et igaüks, kes kaasa tuli, panustas sellega, mis tal parajasti anda oli, kellel oli anda meediapinda, kellel paberit, kellel veoautosid, kellel raha. Ja tänu partneritele me selle ürituse tegelikult tehtud saime. 3. samm oli kindlaks määrata prügihunnikute asukohad, tüübid ja kogused. Selle info põhjal moodustati virtuaalne prügikaart. See ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja mitmeid muid tarkvadalisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval. Ja lõpptulemusena sündis siis väga lahe tarkvara, kus inimesed said oma mobiiltelefoniga metsas ringi kõndides vajutada nuppule ja öelda, et siin kohas on nüüd prügihunnik ja kaadril läks automaatselt selle siis telefoni asukoht ja pilt, mida inimene samal ajal tegi, kõik toimus reaalajas. Väga lõbus oli kaardistamise nädalavahetusel istuda arvuti taga ja vaadata, kuidas need Eestit punktimõkku tuli sinna kaardi peale. Prügi kaardistamisel osales 720 vabatahtlikku, kes leidsid metsadest ja teeäärtest üles 10 656 prügikohta. Seda protsessi võisid kõik soovijad novembrist aprillini virtuaalselt Eesti prügikaardilt jälgida. Kõige tähtsam küsimus oli aga see, kas eestimaalased tahavad oma maa puhtaks teha. Vajasime enneolematult suurt hulka vabatahtlikke, 40 000 inimest. Meie esimene ülesanne oli tegelikult üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua, et mis olukord valitseb ja siis ka see olukord nii-öelda ära kaardistada, et siis näidata, mis on need tõelised suurusjärgud. Seda ei olnud keegi varem teinud ega isegi mõelnud. Me korraldasime meediakampaania. Sellest sai suurim kampaania, mis Eestis alles tehtud on. Ja selle maksumuseks kujunes 0 krooni. Paljud tuntud näitlejad, muusikud ja kultuuritegelased tulid appi inimesi üles kutsuma. Meediakanalid pakkusid tasuta reklaamipinnad. Kõige selle tulemusel sündis Eesti läbi aegade suurim teavituskampaania. Teeme ära oli ühtäkki kõikjal. 40 000 vabatahtliku tegevus nõudis organiseerimist. Inimestele paluti moodustada 3-15 liikmelised meeskonnad ja end Teeme ära kodulehel registreerida. Iga meeskond vastutas kindlate prügikohtade koristamise eest. Prügi detailne asukoht ja täpsed instruktsioonid saadeti meeskondadele laiali enne koristuspäeva e-posti teel. Kuskil 2 nädalat enne registreerimise lõppu oli meil umbes 10 000 inimest registreerinud ja siis mõtlesime küll, et mis me nüüd teeme. Lisaks tuli välja töötada ennenägematu ulatusega logistikasüsteem, et vabatahtlike poolt kokku korjatud prügi jõuaks võimalikult kiiresti prügikäitlejateni. Rohkem kui 10 000 paigast kokku korjatud prügi pidi juba samal päeval jõudma 207 lipujaama. Sealt edasi viisid prügifirmade autod prügi edasi vaheladestusjaamadesse ning lõpuks prügikäitlejate juurde. Ja arvan, et selle projekti üks suurimaid väljakutseid oli meie logistikasüsteem, mis toimis sel päeval tegelikult peaaegu et vigadeta.
sel päeval said ka kõige võimatumana näivad unistused teoks. Ilusal laupäeva varahommikul 3. mail 2008 tuli rohkem kui 50 000 inimest oma kodudest välja, et üheskoos Eestimaa prügist puhtaks teha. Üle Eesti oli sel päeval liikumas hulganisti treileri ja väikehaagisega meeskondi, kes rohkem kui 10 000 erinevast paigast kokku korjatud prügi 207 lipujaama transportisid. Sealt võtsid teatepulga üle prügiveoautod, kes lipujaamadest prügi vaheladudesse transportima hakkasid. Lisaks eestimaalastele osalesid koristuspäeval ka ameeriklased, sakslased, rootslased, soomlased, hiinlased, prantslased ja jaapanlased. Enneolematult ambitsioonikale vabatahtlike üritusele tulid kaasa elama ajakirjanikud naabermaadest, kaugemalt Euroopast ja isegi Ameerikast. Uudis Eestimaa hiiglaslikust kevadpuhastusest levis kogu maailmas. 5 tunni jooksul korjasid vabatahtlikud Eestimaa metsadest ja teeäärtest kokku üle 10 000 tonni rämpsu. See on sama palju kui 2 olümpiahotelli suurust hiigelmäge. Tavatingimustes oleks sellise koguse prügi koristamisele kulunud 3 aastat ja 350 miljonit krooni. Teeme äralised tegid selle üheskoos ära, aga 5 tunni ja 7 miljoni krooniga. 3. mail aastal 2008 puhastas rohkem kui 50 000 eestimaalast Eesti prügist 5 tunniga. Kuid me ei olnud 3. mail sugugi üksi. Meie plaanidest said innustust Leedu inimesed. 3. mail koristasid tuhanded inimesed Leedu suuremate linnade ümbrust. Meie naabrid lätlased aga pidasid pikemalt aru ja korraldasid oma hiiglaslikku Teeme ärast inspireeritud suurpuhastuse 13. septembril. Lätimaa aitas puhtaks koristada üle 40 000 inimese. Mul on hea meel, et täitus meie unistus puhtamast Eestist. Aitäh teile kõigile. Mis saab edasi? Kas Eestimaa jääbki nii puhtaks kui 3. mail? Tegimegi ära.